taga me oleme? Bemmi taga. Tšau! Tšau! Isalt on taga oleme. Bemmi taga oleme. Bemmi taga, jah. Bemmi taga oleme. Jaa, Bemmi taga. just. Mulle meeldib, Bemm on naljakas. On jah? No selge. Bemmi auto on naljakas. Okei. No siis on hästi. Igatahes alustaks selle vlogi kohe ühe uudisega, mida ma arvan, et blogilugejad ja Instagrami jälgijad on märganud, sest aastavahetusel läks Instagramisse üles ja blogis mainisin ka siin tegelikult selle nädala esimeses pooles vist. Ma arvan. Meil uudis on siis see, et meil on üks pereliige meil on juba juures, kes eelmist blogi nägi, aga et meil tuleb nüüd veel üks pereliige juurde. Ja me praegu lähmegi vaatama nüüd. Et mitte teine koer või kolmas koer tänam on ju. Aga et me lähmegi nüüd vaatama talle vaikselt juba varustust. Teeme käru-uuringut. Lihtsalt mu käsi on nii väsinud juba, ma tükk aega hoidsin seda kaamerat. Meil on kaadid on välja tõstetud, jah. Kärul nii palju kriteeriumeid, millele see peab vastama nüüd. Et me uurime maad. Me katsume natukene ühte, mis me leidsime, mis vastab kriteeriumitele, mis on Eestis koha peal olemas. Põhikriteerium on see, et väikseks kokku käiks. Vankrikorv peab ka väiksemaks minema. Vanker üldse esiteks võiks nagu, see raam juba võiks väikseks käia. Sest need osad ei käi ka väga väikseks. Aga jah, et kuna meil nüüd on koer ka, kes koer on puuriga, siis me peame arvestama jah sellega, et me teinekord läheme kõik, mis see on viiekesi, pakime ennast autosse, lapsed ja koer. Kui koer on pagasnikus puuriga, siis meil midagi muud. Suurt midagi ei mahu, jah. Aga kui saaks selle liistakaks vajutada, siis selle vankrikorvigi vähemalt saaks sinna panna ja raami äkki saab võtta tooli ette panna või ükskõik, et... No katusepoks oleks vaja, jah. Aga sellega kiiret ei ole õnneks. Aga ühelt maalt ilmselt see tuleb, sest ma ei viitsi suruda ja pakkida, vaid hea on, kui on lihtne panna sinna. Muuseas, kui valgus on siin klipis kahtlaselt, siis sorry, aga esiteks meil ei ole kaameral ekraani. Kas mikker on? Et me näeks, ja mikker on sees. Ja siis ma lihtsalt ei tea, see valgus on mingi suvalt pandud. Tähendab, ekraan on, aga mitte see välja keeratav ehk, et me ei saa nagu vaadata filmimise ajal ennast. Aga... Mis läheb kokku sellega, et me ei ole pikka aega vloginud. Aga see ei lähe kokku sellega, et meie kaameral ei ole välja lükatavat ekraani, vaid lihtsalt suve lõpus tundsime, et me tahtsime väikest pausi, aga siis see paus kuidagi venis lihtsalt pikaks. Sest ma mäletan meil viimane hetk, kus me mõtlesime, et filmiks natuke olid, või kus me kaalusime, et vist ikka tegelikult nüüd ei filmi olid firma suvepäevad. Et seal ei hakka nagu töökaaslastele seda kaamerat näkku suruma, kuigi see oli väga ilus, me käisime Ahvenamaal. Hästi pikk algus tuleb sellele vlogile, aga ja siis kuidagi lihtsalt vajusime nagu selle ree pealt maha ja aga samas oli mõnus nagu seda pereelu nautida. Ja kuna see väike Preili meil läks ju lasteaeda, eks ju, et siis natukene oli rohkem vaja sellega harjuda ja leida need asjad, mis toimivad, et kõik ennast hästi tunneksid ja siis kuidagi see kaamera ja filmimine oli täiesti nagu mingi 100. järguline, et see ei olnud nagu prioriteet. Elu läks kiireks kuidagi, uue koera ja... Jah, koera ja lapse lasteaia ja kõigega. Sina käid veel tööl ka. Ja mina käin tööl, jah. Oli vaja endal natukene uue eluga lihtsalt harjuda. Ja siis nüüd uue aasta alguses, kuigi oli küll nagu see, et tavai, et uue aasta uue hooga, siis me olime kõik haiged. Mina olin kõige kauem, mul on siiamaani veel natuke seda nohualt tunda. Et nüüd ma tunnen ka lõpuks, et ma saan öösiti magada jälle, sellepärast, et ma saan öösel hingata. Õnneks lapsel läks kõige kergemini. Tema oli meil nädalaga ja Alul Joel oli 2 nädalaga ja mina siis 3 nädalaga. Mina jäin hiljem haigeks kui laps. No me mõlemad jäime suts hiljem, aga me jäime sinuga jäime ühel ajal. Mul natuke nohu. Et aastavahetusel olime mõlemad mingi palavikus. Mängisime kodus vovvi, jah. Me esimest korda siia beebikeskusesse. Meil väikse neiu ajal polnud kordagi vajadust otseselt siia tulla. Nii et
me peame paar minutit ootama, sest me jõudsime enne poe avamist kohale. Upsi! Väike work in progress. Lähemalt ei hakka näitama, sest et see on poolik nagunii. Ja nüüd hakkab meil väike sushi õhtu. Siin on vege tempura, siis on üks aurutatud lõhega rull ja siis on väiksele preilile veel vege rull. Igatahes siukest värki hakkame siin sööma ja ta on siin oma väikse vaniljajoogiga. Pista suhu. See on tofu. Tofu või? Võta sealt otsast, tee hamsti. Anna ütles, et me juba musta ära. Kanna. Anna saab patsi. Tahad mulle patsi teha või? Saab kalli. No tule roni siia taha, siis tee patsi. Hän siia tulla. No. Võta patsi ära emme. Ja saaksin see patsi teha. Mul on roni. Roni siia peale, jah? Jah. Ei. Jah. Pistid? Teeme patsi. Ongi pats. Mä sain kuitenkaan laitet. Kus sa said? Siia puu peale. Jalale või? Jah. Ma olen parandatud. Oled parandatud, jah? Väga tore. Jalgu Näita veel Issile, mis asja sa tegid siin. Muidugi ei ole minuga seda varem. Vaata, et sa haiget ei saa. ei pastunud. Issi talle voodi peale. Tässä voodi peale. Tässä voodi peale. Ei ole vaja. Tule. Ei tule. Tule. Ei tule. Koda. Ronisti peale. Meil on nüüd õhtu käes. Hakkame kohe voobi tegema. Kõiki preili jäi juba magama. Päeval me rohkem ei filminudki, on ju? Ei, no me ei teinudki muud midagi. Me käisime seal poes ära. Meil seal nii aktsioonis ülihea teenindus oli seal beebikeskuses. See oli 3 meesteenindajat, kes klient oli igast alla, mingi 3 pere oli seal korraga sees. Kõik said kohe endale nagu ülinormaalse teeninduse peale. Nad ei olnud üldse peale. Isegi oli niimoodi, kui meie teenindaja läks korra ära, siis teine tuli küsima, et kas meil jäi veel mingeid küsimusi. Väga kiidame seda. Ja siis ostsime puldiauto. Jah, siis see on... Mida ma olen lapsele väga kaua lubanud. Kas meil on pärast põrand triibuline või? Ei usu. Ja me tulimegi koju ja siis tema läks kohe juba magama ja siis ma lihtsalt koristasin ja mõndasime. Nii ilus ilm oli päeval. Aga selleks ajaks, kui väike üles ärkas, siis oli juba pilves jälle. Ja nüüd me hakkame voobi mängima. Me veel ei tea kelladega, võis olla on ees keegi. No, eks ma tahtsid siis sellega ju nüüd. Kui sa tahad, jah, võime küll teha. Ja sain endale uue klaviatuuri sinna beebi tulekule mõeldes. Nii kaua ootasin. Issam, juhe sellel on. Jaa, aga tal on sellepärast, et siin on USB-auk veel. Okei. See on nagu mingi vana mingi teleka toite ka. Siis on nagu mingid need
profiilivahetused okay. panna nagu, et sa saad siis panna. No selge. Aga jaa, fancy. Hea vaikne nüüd, palju väiksem kui enne oli. Just sellepärast, et kuna beebi hakkab alguses ikkagi siin magama, siis see klõbin, mis enne oli päris oksele ajav. Enne mul oli Razer, nüüd on Corsair. Et Razeril on jah siuke nagu plõks on nagu ka, see on vist Razeri spetsiifiline. Aga see on nagu... Isegi kui ta nagu närvihaige, siis sa ei tee veeranditki seda, et mis Razer tegi hiirvaikselt tükkides. Joo, see on sulle tulla või? Jaa, meil on jõhker sülekaer. Täitsa müstika, ise on nii suur, et süll ära ei mahu, aga süles tahaks käia kogu aeg. Ta peab. No, jah. Ja tehnikast rääkides tahaks tegelikult selle aasta plaan on droon välja vahetada, nii et oma Sparki paneme mingi aeg müüki, kui me selleni kunagi jõuame. Kuna me täna selle käru ära ostsime, võin näidata, me ostsime selle Emaljunga NXT60 Defi. Neil olid lihtsalt head pakkumised, musta värvi täpselt siuka. Aga jah, ühesõnaga. Ja siis tahaks seda DJI, mis iganes võidki see... Pocket Osmo. Ja seda tahaks, seal olid nii head arvustused ja hea videokvaliteet. Ma ei tea, kas see juba müügis ka või? Ma panin meid sinna see pro-kaamera sinna listi, aga mul ei ole teavitust tulnud. Mul tuli DJI enda mingi teavitus, et USAs on müügis või nakkus ka need rahvusvaheliselt. Meie omast ei ole tulnud nagu teavitust. Et jah, drooni tahaks välja vahetada ja pisikest vlogimiskaamerat tahaks. Mis oleks hea mugav, sest täna sellega mulle siis käsin jälle, et niimoodi kuskil õhtul nagu panna kuskile korra filmima, niimoodi mõnus see. Võib vist kinni olla. Ja meil on auto müügis, kui keegi tahab osta. Ilmselt veel on müügis. On. Me vist ei olnud, kui me viimati vlogisime, siis me ei olnud pandki tegelikult. Või me ei maini, ma ei mäleta. Igatahes on müügis, kui keegi tahab. Olime ikka pannud. Olime jah, ma vist ütlesin ka. Filmisime ikka novembris äkki või? Sest et ma mäletan, et ma mõtlesin, kas me vlogmassi teeme selle aasta, et ma tundsin, et ma ei viitsi. Kes arvab, et videopaus või vlogide paus ja beebi tulek on kuidagi omavahel seotud, siis ei ole. Lihtsalt kõik muu elu tuli ette. Ei teinud terve aeg beebit. Ei teinud neid teistluseid videosid. Kuule. Et see lihtsalt, kuule. Lihtsalt muu elu oli nii selline muutuseid täis. Ei teagi, mis... Mängime nüüd, nüüd me jõuagi mängida. Jah. Pane enterit, jah. Ja ma teen nüüd väikseid salamipirukaid. Valmis. Yummy. Mis sa teed? Mis teed? Kuule. Kanamuna. Eesti kutsub mine. Anna see mulle siia. Anna siia. Anna siia. Anna siia.
kas maitseb? ongi nädalavahetus läbi. Ma tulin just vannist, ma olen mingi superpelmeen praegu. Ma panin lapse magama. Kes seda väga kähkus, ta ei maganud kahjuks. Ta jäi magama nagu kellavärk. Ta magab meil suht nagu kella järgi täpselt. Et nagu kui me ise graafikus püsime, siis me teame, et ta alati 100% magab ilusti. Aga siis kui ma hakkasin toast välja minema, siis ta tõusis järsku püsti. Et emme, kus sa lähed? Ja siis mingi, kus sa käisid? Teemiti, siis ta ei jäänud enam magama. Ja siis me käisime veel jalutamas lapse ja koeraga. Aga siis me ei filminud vist. Täna üldse filmis midagi. Hästi vähe. Sest hommikul ma käisin lapsega õues. Ma koristasin täna täiega palju. Mingi siit viisin pappi ära ja vedasin mööda maja pappi kokku ja mingi taarat ja purke vedasin köögist ära ja kööki koristasin ja vannituba küürisin täiega ja nii et siis ei olegi nagu väga midagi filmida olnud. Ja pühapäevad on meil viimasel ajal... Joel on meil see, kellele meeldib vabandada alati, kui meil eriti filminud ei ole. Pühapäevad on meil viimasel ajal nagu siuksed, et laps saaks kodus olla. Ja, kodus, et pigem laupäeval käime igal pool ära ja siis pühapäeval üritame kodus olla ja mängime lapsega ja et ta saaks akusid laadida enne uut nädalat. Jah, aga ta nii tubli lasteaias, et ei saa nuriseda üldse. Pildistasime siin enne oma vana käru ka, mis nüüd müüki paneme. Vaat see Recaro City Life. Siuke ühes suunas ainult käib, aga kuna me ostsime kunagi need turvahälli need adapterid, siis selle käru osa peaks saama siit täiesti nagu küljest ära võtta. Ja siis saab seda ka turvahälli ratastena kasutada. Sellised kriipsud-kraapsud on siin ja... Kas me ei kasutanud ka mitte või? Mitte kordagi. Ja kuna ma enamus ajast olin kogu aeg niimoodi, see muuseas ülihea magnetiga käib see, et ei ärata last, kui piiluda teda, siis see katus või see vari natuke niimoodi pleekis, aga siis see osa siit on nagu tume. Aga eks see pleegib järgi ilmselt ja pikendatav. Võt, ja läheb täislamavasse. Siuke. Mõnus oli käia sellega igal pool. Ma ei tea, Soomes käisime sellega, siis oli küll see all, see korv on ülisuur. See mahutab nagu täiega palju asju. Suvel oli kogu aeg mõnus mingi rannas käia või jalutamas, ladusid kõik asju täis sinna. Ja kui me Soomes käisime, siis ka miljon asju mahtus sinna lihtsalt. Aga täname vaatamast ja näeme ehk nüüd mitte nii pika pausi järgi või? Jah. Tšau. Tšau.